Tere taas kõigile! Tahan seekordses videos rääkida natuke ühest väärarusaamast, mis on seotud enesearenguga, mingi sisemise tööga iseendaga. Ma ei oska täpselt öelda, mil määral see meie enesearengu ringkonnas esineb või meie ühiskonnas. Seda on üsna raske hinnata, mina tunnen, aga ma näen seda, ma olen seda näinud mõnda aega ja kuna ma ise töötan inimestega ja terapeudina, siis see teeb mind murelikuks. See väärarusaam, millest ma tahan rääkida, lisaks sellele, et ma seda näen ja olen ka tegelikult läbi aegade mingil määral oma klientidega näinud. Selle üks probleem on ka see, et on teatud üsna tuntud terapeudid, inimesed meie ühiskonnas, kes seda kuvandit justkui kas tahtmatult või tahtlikult, ma ei tea, aga tekitavad. Ja läbi selle, et need, kes selle arusaama on tekitanud, on võrdlemisi tuntud või siis väga tuntud, siis see mõju on ka üsna suur inimestele ja potentsiaalsetele inimestele, klientidele siis, kes töötavad endaga või tahavad seda teha või mõtlevad sellele. Ja minu jaoks on oluline sellest rääkida, et justkui avada pilti ja see ümber lükata ja rääkida nagu reaalsuse võtmes sellest, et mis tegelikult toimub, kuidas see töö endaga siis praegu ühes aspektis enesearengus käib, mida see tähendab. Et ei tekiks inimestes või mina ei soovi ja ma olen sellele mõelnud palju, et kui inimesed tulevad minu juurde, et neil on selline vale illusioon või vale arusaam, sest see töötab väga palju vastu, kui sa tööd endaga teed. See on sama nagu kui me suhtesse läheme või kuhugi tööle ja me loome justkui läbi roosade prillide või mingi arusaama endale mingi pildi või ootuse ja see ei vasta reaalsusele, see ei vasta sellele, mis tegelikult on. Ja see teema, millest ma tahan siis rääkida, on see, et mulle on hakanud silma see üsna palju, et on selline arusaam tekkinud, ma ütlen uuesti, et kas vähem või rohkem, raske hinnata, et arvatakse justkui, et endaga või mingi teemaga tööd tehes, et seda on võimalik teha ühe seansiga, kas siis ühe teraapiaseansiga, ühe rännakuga, mingi eelmiste elude rännakuga või lihtsalt mingisuguse holistilise rännakuga või konstellatsiooniga. Ehk siis, et see on nagu mingi ühekordne protsess, et ahah, mu elus on mingi teema, küsimus, probleem. Ma lähen sellega tegelema ja ma arvan, et ma saan sellega ühe-kahe korraga selle lahendatud. Ja see on mu elust kadunud ja seda ei ole enam. Paljudel juhtudel, mis eriti puudutab inimsuhteid ja traumasid, ja see on väga oluline siin mainida, mis puudutab traumasid, lapsepõlve traumasid, mineviku traumasid, ka suguvõsa teemasid, peresüsteemi lahendamata teemasid, selle lahendamine ja tervendamine ei käi ühe-kahe korraga. Miks ei käi ühe-kahe korraga ja ma ütlen, et on teemasid, enne kui ma seda selgitan, kui on väga spetsiifiline küsimus või teema, väga-väga raamistatud ja spetsiifiline, siis on täiesti võimalik, et sa saad näiteks vastuse mingisugusele küsimusele, et kust mingi asi tulnud on, mingi probleem või mingi asi siis, mis vajab lahendamist, kus see on tulnud, see on väga piiritletud teema, väga konkreetne teema ja siis see on tõesti võimalik, et ühe-kahe kolme korraga on see leitav nii-öelda, et siis selle infoga saab midagi teha. Just nimelt, kui me räägime inimpsühholoogiast, inimarengust ja arengutraumadest, mis paljud traumad, kui me räägime lapsepõlvetraumadest, on arengutraumad, siis ei ole võimalik. Näiteks, ma toon siin näite näiteks ema suhtega, mis meil on oma emaga ja selle mõjuga
tegeleda ühe seansiga, see on võimatu reaalselt. Ühe seansiga on võimalik vaadata sinna teemasse, näha võib-olla seda tuumprobleemi seal, tuum nii-öelda seda traumat, seda, mis on see põhiasi juuresi. Ja see on võimalik. Aga ühe seansiga seda tervendada, lahendada nii, et sa lähed ära ja sul on nagu arusaam, et umbes nagu, ma ei tea, mingi arve maksmine, et nüüd on see tehtud või mingi väga praktiline asi. See ei käi niimoodi, sest inimpsüühika ei toimi nii ja ma kohe sinna jõuan ka selle seletuseni. Miks see ei toimi, on see, et meie psüühika ei ole nii mustvalge, meie närvisüsteem, meie psüühika, meie keha ei ole nii mustvalge ja ühetasandiline. Traumadega töö on töö kihtidega, see on mitmekihiline, ehk siis see on rohkem nagu pusle kokkupanemine, kus ma avastan ühe kihi. Näiteks ma vaatan oma ema teemat, ma jõuan kõigepealt selleni, et see asi juhtus, näiteks üks aspekt juhtus. Läbi selle ma avastan mingi suurema teema või selles mõttes, et laiema konteksti sellele, millega võivad ja tavaliselt on absoluutselt seotud ka muud asjad, et näiteks ma võin avastada üksinduse teema, aga see on seotud ka muude asjadega, see võib olla seotud mingi leina teemaga, see võib olla seotud mingi sügavama mustriga, ehk siis kuidas see mõjuga on olnud mulle kui inimesele. See ei ole nii mustvalge, et vaadates ühte kohta, okei, see oli see teema, nüüd me vaatame selle ära, me teadvustame selle ära, me võib-olla teeme mingi konstellatsiooni meetodist näiteks mingi sisemise töö selle osaga või teemaga, või siis me vaatame korra seda sisemist last ja anname talle seda, mis ta tahab nii-öelda. Ja siis ongi kõik ja üldse see teema enam esile ei kerki. Jällegi ma näen, et on teatud inimesed praegu enesearengu valdkonnas, kes just kas siis tahtlikult või tahtmatult, ma ei tea, seda just teevad, et justkui lapsepõlve traumadega või peresüsteemiga töö on midagi, mida sa võtad selle teema, see võib-olla see kogenud terapeut või tark terapeut näebki seda teemat, siis ta toob selle ülesse, teeb ühe sisemise lapse töö või mingi sisemise rännaku protsessi ja ongi kõik. Meie psüühika ei ole nii mustvalge, traumaga töö käib kiht-kihiti, lapsepõlvega töö käib kiht-kihiti. Ma räägin siin ka veidi ja toon sisse enda loo, ehk siis oma enesearengu loo. Ma tegelesin 6+ aastat ja nüüd siis ka edasi oma lapsepõlve traumadega, põhitraumaga ja selle mõjuga siis mu hilisemale elule. Mul ei tulnud see vastus ja teadmine ühe seansiga või läbi ühe terapeudi. See on kihiline, nagu iga teemaga tegelikult, kui sa mõtled, kui sa milleski õpid midagi, saad harida ennast, siis seal on erinevad valdkonnad seal sees, seal on erinevad kihid, see ei ole ühekordne asi või nii-öelda, et seal on ainult üks aspekt ja see on kõik. Et näiteks töö lapsepõlve traumaga võib olla töö leinaga ja leinaprotsessiga ja seal on erinevad kihid. See võib olla töö keha ja närvisüsteemiga, mis vajab aega, kui meil avaneb näiteks üks kiht sellest teemast, mis võibki olla põhikiht või väga oluline kiht või nii-öelda selleks, et asjad saaks edasi liikuda või muutuda, siis see vajab aega, kui see on avatud, et saaks nii-öelda uut infot alateadvusest tulla esile, et see asi, mis sai üles toodud, saaks integreeruda kõikidel tasanditel, närvisüsteemi, keha tasandil. See vajab integreerimist, see vajab aega. Meil ei tule taipamised, kui sa vaatad, on näiteks oma eluteed, sul ei tule õppetunnid või taipamised niimoodi, et üleöö ühe korra ja nüüd on kõik, nüüd mul pole enam mitte midagi sellest teada, eriti traumaga töö. Ja see on väga-väga ohtlik arvata, et justkui ma vaatan seda teemat, okei, asi on selles, et mu ema ei kuulanud mind piisavalt lapsena või ta ei olnud minu jaoks olemas või ta jättis mu maha, siis ma näen seda sisemist last, mis ta tunneb ja nüüd on kõik. Ja mis kõige hullem, mida ma olengi kuulnud, ma ei hakka nimest nimetama, ühe näite puhul, kus terapeut ütleski, et kui edaspidi see teema tuleb ülesse sul, siis lihtsalt põhimõtteliselt ignoreeri seda, et nüüd sa oled täiskasvanu, nüüd sul on kõik hästi.
et kui see trigger tuleb uuesti ülesse, mis ta absoluutselt tulebki, kui me traumadega töötame, terapeudid, inimesed, kes on aastaid endaga tegelenud, neil tulevad need teemad ülesse. See on aastate töö, et noh, mis ma tahangi öelda, et kui sulle öeldakse või terapeut või keegi asjatundja ütleb, kes töötab traumadega, minevikuga, teiste inimestega, et kui sul tuleb, ütleme, et sa teed ühe rännaku, ühe protsessi ja sulle antakse see arvamus, ootus, et rohkem sa ei pea sellega tegelema, et see ei tule ülesse justkui, et see sisemise lapse teema ei tule justkui ülesse, siis palun ära jää sinna kinni või seda uskuma, sellepärast et ma võin sulle garanteerida, et kui sa tegeled mingi näiteks oma tuumtraumaga, siis see esiteks, nagu ma ütlesin, see info, mis seal peidus on, see on lugu, avaneb kihiti. Teiseks sa näed seda mõju aja jooksul, kuidas see su inimsuhteid mõjutab, kuidas sa käitud, kuidas sa teiste inimestega käitud. See on protsess, mida sina läbid ja see teeb väga palju kahju. Pigem nagu ta takistab, kui sa arvad, et sa ühe korraga vaatad selle teema ära ja siis kui see tuleb üles, näiteks mingi trigger või sa näed oma inimsuhetes, et seal on mingid konfliktid ja sa ütled endale, ja, aga ma nüüd tegelesin sellega, see teema on minevikus ja nüüd on kõik hästi, nüüd ma olen täiskasvanu, see on minevik, et ühesõnaga seal pühid selle vaiba alla, siis sa tegelikult pidurdad enda tervenemist ja arengut. See ei ole areng ja tervenemine. Selle ühe seansiga, mis sa tegid, kus sa arvasid, et sa avasid selle teema ja lahendasid, tõesti seal oli tõenäoliselt mingi edasiminek. Aga kui sa nii-öelda edasi, paned selle justkui nagu ära ja ei ole eneseteadlik piisavalt, et näha, kuidas see su inimsuhteid mõjutab, kuidas see su suhet endaga mõjutab, ehk siis see teema on ju põimitud sinu käitumisse, sinu uskumustesse, sinu tunnetesse ka praeguses elus ja kui sa selle nii-öelda kõrvale jätad ja seda ei vaata, siis ei ole võimalik terveneda, sest eneseareng, teraapiaprotsess, isiklik teraapiaprotsess ei ole üleöö toimuv protsess, seal võivad olla üleöö toimuvad siuksed ahaa-momendid ja väga tugevad nagu edasiminekud, absoluutselt. Aga see ei ole midagi sellist, et ma panen selle terapeudi juurde aja kinni, ma olen seal ära käinud ja nüüd mu elu on korras või see aspekt on korras. Võib-olla see, mis ma räägin, on natukene halb uudis või natuke ebamugav, aga ma olen alati üldiselt valinud, eriti selles töös, rääkida tõtt, rääkida olla nagu reaalsusega kontaktis. See, millest ma räägin, põhineb nii minu kogemusel, mu haridusel kui ka sellel, mis ma näen, mis teised inimesed, kes on tööd endaga teinud ja teevad, kuidas see protsess on käinud. Jälle üks näide, kui ma ka ise käisin terapeudiks, õppisin 4 aastat, siis esimene aasta ma olin teadlik enda minevikust ja oma elus ühest kihist, mis oli üsna limiteeritud, siis ma läksin sealt sügavamale. Ma sain järgmise poole, sellepärast et tihtipeale just nimelt sisemise lapsega töötades seal ka meil on osad meist ehk siis erinevad aspektid meist, mis on killustunud ja lõhestunud, mida trauma teeb, mis vajavad tähelepanu, mis vajavad adresseerimist ja külastamist pidevalt, kui need tulevad ülesse, et nad saaks integreerida. Mitte tuleb üks osa, üks tunne, ka meie närvisüsteem ja keha ei suudaks tegeleda traumaga niimoodi, et me toome minevikust millegi ülesse, me kogeme selle mingi lühikese ajaperioodi jooksul läbi ja siis on kõik. Vaid meie närvisüsteem ja keha teeb seda täpselt nii, nagu ta suudab teha, ehk siis millise vundamendi me oleme sinna alla ladunud, ehk siis kuidas me oma keha eest hoolt kanname, milline meie elustiil on. Keha ei saa terveneda, nagu traumadega töö ei käi stressirohkes keskkonnas. Muideks ka pere traumadega tegelemine või konfliktidega, mis on peres tegelemine, ei käi selles samas keskkonnas või kui see konflikt on seal ikka või see düsfunktsionaalne suhe näiteks peres või suhtes on ikka, me ei saa terveneda, kui me oleme seal olukorras. See on lihtsalt korraks kõrval
kõrval nii-öelda väike mõte siit. Meil on vaja mingil kujul eemalduda sellest ja siis teha endaga tööd, ehk siis stressirohkes keskkonnas või kui me ei pane seda tähele, mida me tunneme ja kogeme, me ei oska ennast hoida ja olla enda vastu nagu õrn ja kaastundlik ja teadlik, ei ole see võimalik nagu nii-öelda, et okei, nüüd ma kuulen, et hästi popp on tegeleda näiteks või hästi populaarne, prestiižne on tegeleda enesearenguga. Okei, see inimene pakub seda teenust, ma lähen sinna, ma saan korra abi, me vaatame seda teemat ja siis on kõik korras, siis ma lähen oma oravrattas näiteks elu juurde, kus ma pidevalt töötan ja söön halvasti ja ei kuula ennast, ma lähen sinna tagasi, kõik on hästi. Ei, kui me mingi kihi avame, siis tavaliselt, mis see teeb inimese sees, ta nagu avab teadlikkuse palju laiemalt. See ongi nagu, me saame mingi pusletüki juurde, me näeme, et appi, ma ei ole kunagi näinud, et ma olen näiteks nii mõelnud või niimoodi teinud. Ma ei ole kunagi näinud, et ma nägin sellest perspektiivist asju, nüüd ma näen hoopis teisest perspektiivist, see vajab aega. Ehk siis õige teraapia, tõhus tegelik teraapia, õige teraapia ja töö, enesearengu töö on protsess, mis kulgeb ajas ja võtab tavaliselt aastaid. Selles mõttes, et seda võib ka teha väga intensiivselt kuid, niimoodi, et ma tegelen, kui mul on see ressurss ja võimalus tegeleda hästi intensiivselt mingi ajaperioodi jooksul. Ja see on võimalik üldiselt, keskmiselt mina ütleks, on see ikkagi niimoodi, et kuna meil on elus muud asjad, võib-olla meil on pere, meil on muud kohustused, siis see aeg ka, kui me nii-öelda jõuame ja keha, närvisüsteem, kõik jõuab integreerida asju, võtab aega. Ehk siis jällegi on individuaalne, aga see kokkuvõttes ma tahangi öelda, see ei käi ühe seansiga, see ei käi paari või ühe konstellatsiooniga. Meie täpselt ka, ma ei tea, kas ma enne mainisin, aga me alati näeme, kas konstellatsioonitöös või teraapiatöös täpselt seda, milleks me oleme praegu valmis, milleks meie psüühika, närvisüsteem on valmis, mida me oleme valmis vastu võtma. Üks oluline asi veel on, see on seotud väga palju turvalisusega ja turvatundega. Kui see on piisavalt turvaline, kehasüsteem suudab seda hallata, siis see võetakse vastu ja see läheb nii-öelda töösse, võib öelda. See hakkab toimima. Kui see niimoodi ei ole võimalik või me ei ole selleks küpsed ja valmis, siis see ei toimi. Ja veel, kuna ma mainisin sõna küpsus, see ongi küpsemine, ajas küpsemine. Kui me mõtleme inimese elueale, me ei küpse niimoodi, et me tuleme ema kõhust välja ja me oleme täiskasvanud. Ja hästi halb ja huvitav kentsakas on see, et mõned arvavad, et enesearengus see niimoodi millegipärast toimib. Et see lihtsalt on seotudki nagu traumadega tööga ja inimpsüühika tööga, mis nõuab aega. Et see oli teema, mis on mul olnud juba mõnda aega südamel. Ma näen seda enda ümber väga palju ja ma väga soovitan teraapiatöösse, enesearengusse mitte suhtuda nagu mingisse tootesse või ma ei tea, lihtsalt suvaline näide, aga piisavalt hea piltlik nagu mingi rasvaimu, kuhu sa lähed, sul võetakse see rasv ära või lähed juuksurisse, lõigatakse need juuksed ära, pannakse uus värv, kõik. Ma ei soovita sellesse nii suhtuda, siin mängibki palju, mõjutab see, et me elame ikka veel sellises lääne ühiskonnas, kus on selline, kuidas ma ütlen, turundusega seotud ja müügiturundusega seotud arusaam, et justkui asjadele on lihtsad lahendused ja kui sulle miski ei meeldi, osta uus või vaheta ära või mine juuksurisse või võta ära küljest. See ei toimi niimoodi ja tegelikult paljud asjad ei toimi nii, aga ka see, kuidas ühiskond suhtub mingisse teemasse, sõltub ühiskonna teadlikkuse tasemest ja arengutasemest. Seega ju me siis siin oleme, aga on ka neid terapeute inimesi, kes saavad aru sellest, et töötraumadega, psüühikaga, arengutraumadega nõuavad aega, nõuavad tähelepanu, süvitsi minekut. Seega
kui see video sind kõnetas või sa leidsid siit midagi huvitavat, mingeid huvitavaid arusaamu, mõtteid, siis võid kommenteerida selle video all, võid mulle kirjutada meiliaadressil siis, mis on selle video all, võid like ida seda videot, võid tellida mu kanali, kui sa soovid. Ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh kuulamast, ilusat päeva!